Tere õhtust kõigile! Oleme oma 3. laiviga alustamas. Sellel korral on meil külas Karit ja Oliver, kes natuke räägivad endast lähemalt. Ja järgneva 40 minuti jooksul siis me arutame ja räägimegi erinevatel teemadel, kuidas nii noorena nii palju jõuab teha ja nii ägedaid asju juba olla saavutanud. Aga võtke endale midagi juua ja nautige, kui on küsimusi, kirjutage need küsimused kindlasti siia alla ja pärast see live on järgi vaadatav meie YouTube'i kanalil. Nii et küsige julgelt ja olge meiega. Aga Karit, Oliver, võib-olla saate paari sõnaga rääkida algul lihtsalt, kes te olete, mille kõige tegelete. Mul on siin küll ees olemas, mille 1000 asjaga tegelete, aga paari sõnaga, kuidas te ise kirjeldaksite, millega tegelete ja kes te olete sellised? Nii, tere! Mina olen Karit. Olen 20-aastane, tulen Ida-Virumaalt Tudulinnas, selline väike küla üpriski Peipsi ääres. Hetkel töötan kaubandusvaldkonnas ning eelmine aasta lõpetasin siis gümnaasiumi, legendaarne Class of 2020 ja ehitan ka e-kaubanduses oma ettevõtet. Mina olen Oliver, elan ka Tudulinnas ja mul on enda äri, kus on siis põllumajanduslik pool ja on puidu pool. Et teen igasugu mööblit. Väga lahe. Selles suhtes, et ma tean, et kui me räägime ettevõtlusest juba, et kui me töötame mõlemad 20-ndate alguses ja te olete mõlemad ettevõtjad, et täna on üks suurtest unistustest inimestel, kes kooli asju lõpetavad, et mul võiks enda ettevõte olla, aga et ma jõuan selleni kunagi oma 30-ndates või 40-ndates, et see on selline kauge unistus. Loomulikult ma arvan, et te teate ka seda, et kui teil nüüd ettevõte on olemas, siis tegelikult see töö alles algab, et see ei ole nii, et lähed maksuametisse või ettevõtlusse sinna registrisse, registreerid ettevõtte ära ja oled õnnelik, vaba ja rikas. Aga see on nagu hoopis teistsugune elu. Aga ma tean seda, et Oliver, sa oled eelnevalt tegelenud ka väga suurel määral spordiga ja hästi paljud ettevõtjad seovad just tihtipeale nagu spordi ja ettevõtluse ära. Et siin on võib-olla selline küsimus, et natuke võib-olla saad paari sõnaga rääkida oma sellest teekonnast, mis sa seal sumos siis tegid ja kas see nagu andis sulle mingi niisuguse õppetunni või kas see on aidanud sul kaasa ka praegu oma ettevõtmistes asjades, et võib-olla saad jagada lihtsalt, sest ma arvan, et meil ei ole Eestis väga palju inimesi, kes on sumoga nii kaugele jõudnud kui sina. Sumoga ma olen tegelenud 13 aastat ja jõudsin maailma tasemeni, aga tuli muidu pakkumine minna Jaapanisse profikarjääri tegema. Siis, kuidas ma ütlen nüüd siis, et anti mulle valikuvõimalus, et kas minna Jaapanisse või siis hakkan ise oma peaga siin Eestis majandama enda ettevõtet ja asja. Aga kuna ma sain nagu kunagi ammu proovida seda Jaapani elu ja seda kultuuri, mis seal on, siis ma kartsin, et ma ei saa hakkama selle asjaga seal. Ja siis ma olingi otsustanud, et ma jään Eestisse ja hakkan siin selle asjaga peale. Okei. Väga lahe, aga nüüd ütleme see etapp siis, kui sa nullist sinna tippu jõudsid, et kas on nagu ütleme, kas on andnud sulle praeguseks mingeid kogemusi või asju, et ma mõtlen, et ma arvan, et kas või trenni sundimine või et sellised järjepidevused. Kindlasti distsipliin on see, mis annab kõige rohkem juurde. Meile tuli vahepeal üks küsimus ka juurde juba, et kui sa nüüd mainisid, et Jaapani kultuuriga olid enne kokku puutunud, et milline see Jaapani elu ja kultuur siis on, et mis seal on teistsugust. Ma olen ise karatega tegelenud, siis ma natukene kujutan ette seda respekti poolt ja niisugust poolt, mis on seal oma treeneri suhtes, aga kindlasti ma ei ole kunagi Jaapanis kohal käinud. No vot, see on üks asi, on see tavaelu seal Jaapanis ja teine asi on see spordielu, nii sumo pool seal Jaapanis. Mina sain seda sumo poolt tunda seal. Et sul on kindel kellaeg, hommikul hästi vara on sul trenn. No sul on reaalselt 3 korda päevas on sul trennid, hommikul hästi vara, lõunaaeg ja õhtul. Ja sul peab olema hästi palju, nagu kuidas ma ütlen,
kannatust, jah. Et sa pead seal, kes on sinust nagu kõvemad vennad seal, siis sa pead neid abistama, neid nagu toetama rohkem. Kuhugi hiljaks ei tohi jääda ja siuke teema. Koju ka ei saa 4 aastat ja sul korjatakse kohe kõik asjad käest ära. Ja arusaadav, see on suur, võib-olla ongi siuke muutus. Pluss ma lihtsalt nagu see, kui me räägime tavakultuurist, kui sa käisid Jaapanis, kas seal oli nagu linna peal seda ka, et kõik vaatasid sind suurte silmadega, et sa nii pikk oled? Ei, siukest teemat õnneks. Ja ma olen tegelikult ise väga lühikest kasvu. Okei, no siis on see hea. Aga kui me võtame kogu selle judo kogemuse kokku, et võtame selle judo, vabandust, sumo, mul on keel sõlmes juba, et kui me võtame selle kogu sumo kokku, et võib-olla mingi üks näiteks kogemus, mis sa kogu sellest siis 13 aastast õppisid, mis sa endaga kaasa oled võtnud, et ma tean, et öeldakse, et kui sa ühes valdkonnas elus jõuad tippu, sa võid seda igal pool mujal ka korrata. Ja kui sa oled ühes valdkonnas juba nii noorelt tippu jõudnud, siis võib-olla saad ühe siukse hea mõtte õppetunni jagada, mis sa võtad mis sina näiteks sumost oled kaasa võtnud, et mida teised võiksid nagu nendele kirja panna ja teavad, et kui ma seda järgin, et siis ma saan edukaks. Et kui läheb halvasti, siis alati pea püsti edasi. Okei, väga hea. No, ma panen endale ka selle kirja ka. Aga see on, ma arvan, väga hea õppetund või nagu mõte, et sellega jätkata. Aga ma tuleksin tagasi Kariti juurde nüüd, et ma tean, et sa oled käinud tantsimas, alustanud oma täitsa kodu külas ja jõudnud täitsa käinud erinevatel Euroopa festivalidel ja aastaid sellega tegelenud ja nagu kõike seda hobi korras, et võib-olla sellega ka niisugune küsimus, et kui me räägime, et see on nagu ütleme vist kogu aeg tehtud hobi korras, et sa pole mõelnud sellega nii-öelda karjääri teha, et kuidas sa seda nagu motivatsiooni leidsid ja mis see sulle andnud on, mis sa nagu sellest õppinud oled ja kas sa soovitaksid teistel noortel ka näiteks tegeleda mingite tantsude, mingite asjadega, et mis see sulle on andnud? Ja kas sa jätkuvalt tegeled sellega? Kuidas siis öelda? Kindlasti tegelen sellega, aga hetkel on koroonaaeg, kus ilmselgelt ei saa sellega tegeleda. Aga mis mind kõige rohkem drive'ib, ongi see, meil on superäge seltskond, meil on erinevas vanuses naisi, meie rühm on juba naeramed nagu, kuidas öelda, siis teise generatsiooni peal, et minu ema tantsib, siis meil on ka üks minust noorem tüdruk ja tema ema tantsib ka, et see hakkab nii-öelda emade ja tütarde vaheliseks asjaks muutuma. Samamoodi on äge on tantsida, mulle väga meeldib, see on kuidas öelda, lapsest peale minuga kaasas käinud, et me naerame kogu aeg, et see rühm on 3 kuud noorem kui mina, Rabaroosid, minge Instagrami, @rabaroosid, näete meie tegemisi, et loodi aastal 2001 ja minu ema on seal algusest peale tantsinud. Ilmselgelt ma olen ka proovides kaasas käinud ja lihtsalt ägedad mälestused. Meil on iga suvi reisid, festivalid, nagu sa mainisid. Kahjuks nüüd see suvi jääb ka ära, pidime sõitma Horvaatiasse. No siis nii-öelda see eelmise aasta reis lükati sellesse aastasse, mis ei ka kahjuks ära. Ja hetkel kõik, et meil on grupichat ka, et kõik kirjutavad ikka, et tahaks tantsida. Et pole ammu rahvariideidki selga saanud, et pole kuskil isegi kohal Eestiski esineda saanud, et hetkel kõik väga igatseme seda. Okei, mul tuleb tantsimisega meelde see, et meil oli 2 laivi tagasi külas üks ettevõtja Kai Auger, kes, kui me küsisime temalt selle laivi lõpus ühte soovitust, et mida võiks iga inimene nagu teha, et tema asjad muutuksid, siis tuli soovitus, et tantsi iga päev. Nii et ma mõtlesin, et ega te selle peale pole mõelnud, et teha nagu oma selle grupiga neid Zoomi tantse. Jah, ütleme niimoodi, et rahvatantsu on üksi väga raske tantsida. Kindlasti mingi 1-2 tantsu tuleks meelde, mida võib-olla saaks nagu tegelikult üks tants tuleb ikkagi meelde, leidmine. See on siis naiste tantsupeotants, seda saab üksinda tantsida, aga jah, ikka rahvatants on tiimivärk ikka rohkem.
et see, ma arvan, on natuke teine asi, kui kõik vaata koos, kui üksi lihtsalt kodus on ju. Okei, aga ei, see oli pool naljaga. Ma lihtsalt kujutasin ette, kuidas te iga õhtu lepite oma Zoomi aja kokku ja siis kõik panevad rahva riided selga ja siis tantsivad kõik oma ekraani taga. Et teil oleks palju lihtsam, oleks segapaarid, vaata, siis sa saaksid Oliveri hakata veenma seal kodus. jah, ei no see nii-öelda külas on alati nali, et kui Rabarosid festivalile lähevad, siis on pool küla naistest tühi, et siis on nii-öelda mehed saavad kokku ja teevad nii-öelda oma peo siis. Aga kui me võtame siin nagu ütleme selle nagu ütleme tantsimisega praegu, mis mul nagu lõpetuseks, et kui ta on nagu sul selline hobi olnud, et kindlasti, kui sul on kooliga olnud rasked ajad või ka ettevõtlusega rasked ajad olnud või siis tööga, kõik need asjad koos, et kuidas sa nagu ütleme, kas sul on nagu olnud ka seda, et ma täna nagu trenni ei viitsi minna või on nagu raskused või sa oled nagu, et ma tean, et paljud inimestel on nagu see pool, et nad leiavad mingi huvitava asja, mis neile meeldib, aga lihtsalt seda järjepidevust nii-öelda ei ole. Et kuidas sa selle leidnud oled? Sa nagu ma aru saan, sa oled ka ikkagi aastaid tegelenud sellega, et Oliveril võib-olla oli nagu lihtsam, et kui sa on nagu full karjäär on ja sa täiega teed seda, siis sa oled seal sees on ju. Aga et kui sa nagu teed teiste asjade kõrvalt, et kus sa leiad selle nagu, kas sul üldse tekib siuke tunne, et vahepeal ei jõua või ei jaksa või siis kuidas sa motiveerid ennast? Ma arvan, mul kusjuures tantsimisega ei ole mitte kunagi tekkinud sellist mõtet, et ma täna ei viitsi minna, sest et samas on ikka see, et sa nagu ei saa minemata jätta, sest et siis sa laseksid või peaksid kõik teisi alt. Et see on ikkagi tiimi asi, et pigem on see hetkel, et jube kahju on, kui ei saa proovi minna, sest et ütleme, töögraafikud ei klapi või samamoodi nagu koroona on hetkel, et ei saa üldse tantsida. Et pigem sellist asja tantsimisega minul ei ole kunagi olnud. Okei, eks siis mina võtsin siit praegu näiteks selle endale, siis ma võib-olla lugesin läbi rea, aga mina võtsin sealt praegu selle, et kui mul on hea seltskond, kellega ma asju koos teen ja ma ei taha neid alt vedada, siis kunagi ei teki ka seda tunnet, et ma ei taha kohale minna. Absoluutselt, 100%. Okei, aga miks ma need küsimused nagu välja teen? Esiteks, rahvatants on selline ala, millega ma arvan jällegi paljud noored ei julge tegeleda, sellepärast, et see on nagu rahvatants, see on mingi vanaaegne asi, nii edasi on ju. Ja samamoodi ütleme, et ka ettevõtlus ja kõik see pool on ju, need on nagu, võib-olla mõned teemad on sellised, et ühiskond üldiselt ei nagu julgusta tegema neid asju. Et näiteks ma just kuulsin ühest näitest, kus oli üks inimene, kes tahtis siis näiteks Oliveri stiilis teha enda puudu ettevõtte ja tegeleda siis nagu põllumajandusasjadega. Oliver saab varsti rääkida lähemalt, mis see täpselt tähendab, mina ei tea täpselt, aga see inimene ütles, et tal oli mitu aastat vaja nagu end koguda või nagu julgust, sest tema vanemad ja kõik asjad olid nagu hästi vastu sellele. Ja öeldi nagu seda, et mine kooli ja saa endale nagu ütleme nii-öelda siis nagu mingi kindel paber siukses nagu kaasaegses asjas nagu IT-s või asjas. Et kuidas te nagu, see on küsimus tegelikult teile mõlemale, et te saate ise otsustada, kui minna vastav, et kuidas te olete nagu jäänud kindlaks iseendale, et ma arvan, et keegi ei saaks sundida teha näiteks puudu ettevõtet, et sa pead kirega tegema seda või näiteks rahvatantsus käima või oma ettevõttega tegelema internetis. Et kuidas te olete jäänud kindlaks siis sellele, mida te nagu teete ja kas teil on olnud ka elus neid probleeme, et nagu keegi üritab teid nagu mõjutada, et te teeksite midagi muud, et lihtsalt nagu nendele noortele ja miks ka mitte vanematele inimestele nagu nõu või julgust anda, et kuidas nad nagu, kuidas teie ja kuidas nemad saaksid nagu jääda kindlaks iseendale ja mitte lasta teistel enda eesmärke ja suundasi mõjutada? Ma kuidas öelda, selle kooli jutuga nüüd nõustun. Mina hetkel ei õpi midagi. Võtsin vaheaasta. Sügisel on plaan õppima minna, taaskord pole päris kindel on mida. Et kindlasti see nii-öelda ühiskonna surve on peal, vanemad, vennad. Mine ikka õppima, sul on seda pead, et mine õpi. Jah, kindlasti, aga asi ongi selles, et inimest ei saa survestada, et teised inimesed peavad selle endale selgeks tegema. Ning kui sul on kindel plaan just võib-olla midagi mitte teha, siis sa pead sellele kindlaks jääma. Muidugi, kui sa nüüd mõtled tagasi, ma võib-olla oleks pidanud aasta tagasi kooli minema, ma ei oleks pidanud seda vaheaastat ikkagi võtma. Et mul läksid võib-olla nüüd kooliga nii paljud asjad meelest ära, aga samas, kui sa mõtled sellele, mida sa selle aastaga kõik õppisid, võib-olla sa kogusid raha, võib-olla sul on just ülikoolist lihtsam selle pärast.
et sa ei pea võib-olla täiskohaga kuskil kooli kõrval tööd rügama. Et kindlasti, isegi kui see valik tundub suur küsimärk, sa pole kindel, tee see ära ikkagi, olgu see siis nii-öelda teistele teistega nõus olles või teistega ikkagi mitte nõus olles. Väga hea, see on väga hea. Ma ei oska midagi lisada, see on päris hästi kokku öeldud ju kõik. Sul selles suhtes see puutöö oli ikkagi nagu no, mul väga, oli see sulle kohe meeldis. Algusest peale see asi, et ma läksin kohe kooli õppima seda ja siis ja nii ta edasi läks. Okei, see on väga hea. See on kõige tähtsam asi, ma arvan, et ongi, et see, et nagu Karit tõi välja, et ära mine õppima midagi, mida sa tead, et sa ei taha minna õppima, aga samas vastupidi, kui sa tead, mida sa tahad teha ja seda saab õppida ja sellest on kasu, siis mine just seda õppima, on ju, et sa saad oma eesmärkidele lähemale. Okei, aga see on, no nüüd me jõuamegi jooksvalt võib-olla selleni, et mul on siin järgmine küsimus ongi Oliverile, et kogu see puutöö on, et kuidas sa jõudsid sellele, et kas võib-olla väga väiksest oli see soov või kuidas sa nagu, et mis hetkel sul tuli see hetk, et kunagi ma hakkan puust asju tegema või mis sa üldse teed, mida inimesed sinult saaksid selle poolega. Ja kui nüüd keegi meie vaatajatest mõtleb, et tema tahab, et Oliver teeks talle puidust midagi, et kuidas sinuga ühendust saada või kas sa üldse saab sinult otse niimoodi tellida või on seal aastate pikkused järjekorrad? No alguse sai mul see kogu see asi põhikooli lõpus, et pidi ju valima, kuhu kooli lähed ja mida õppima. Siis ma läksin Rakvere ametikooli tisleri erialale. Siis 3 aastat sai tisleri eriala läbi ja siis ma läksin tööle puiduettevõttesse. Ja puiduettevõttes oli sihuke raske töö nagu palgi koorimine. Ja siis tuli mulle see Jaapani pakkumine peale, et minna Jaapanisse, aga selle ma ütlesin ära ja siis ma ütlesin ka selle töökoha ära, kus ma olin seal. Ja siis ma plaanisingi hakata enda nagu seda ettevõtte puidu poolt nagu ajama. Et mul on väiksest peale väga meeldinud nagu puidutöö ja asjad ja miks mitte siis seda nagu müüa. Quick commercial break siis teile. Ja väga hea meelega tahaks näha, et mingid Facebooki asju, mida te saate jagada, näidata, siis... Ettevõtte nimi on Puiduraja OÜ, igapäevaselt avatud. Näete seda ekraani? Praegu ei näe. Nii, oota. Nii, vaatame kohe. Oh. Ja nüüd ta laeb, et on hetk aega, kohe mõtlen, kui me näeme. Nii, nüüd me näeme. Ja, Facebookis Puiduraja OÜ saad kõige lihtsam minna fotode alla, näha nii-öelda kõiki, mida Oliver teeb, et tõesti alustades mööblist siis vooditest, kappidest, toolid, uksed, lõikelauad, on restaureerimisprojekte, suuremad palkmööblid. Lihtsam on küsida, et mida Oliver ei tee puiduasjadega seoses. Kas on midagi, mida sa puiduasjadest ei tee? Aknad. Aknad mulle ei meeldi teha, aga ma võin neid teha, aga mulle ei meeldi neid teha. Okei. Oi, ja siin on üks traktor ka. Ja, see on põllumajanduspool, et ma pakun teenust traktoriga, niitmist ja nii loomade sööda valmistamisel ja kõike sellist. Okei, väga huvitav. See on ka eraldi suur valdkond, millele me saame jõuda, aga nüüd põhimõtteliselt teiega on kõige lihtsam selles suhtes ühendust saada läbi Facebooki, et kui kellelgi on midagi tellida asju. Okei, nüüd me pärast paneme siia video alla sinna kirjeldusse, paneme siis ka selle Facebooki nii-öelda lingi, et siis saavad inimesed ilusti leida teid sealt. Okei, aga nii. Mul on palju siin erinevaid küsimusi, aga nüüd tuleb siuke nii-öelda teistsugune küsimus, et ütleme nii, et see on selline teema, mida võib-olla, ma ei tea, kas tuleb kohe mingi siuke mõte pähe, aga kindlasti me teame, et elus me saame alati liikuda veel rohkem edasi ja saavutada veel rohkem, aga on mingid ebamugavad või siuksed tegevused, mida me eriti ei taha teha. Sest me väldime neid, me teame, et me peaks seda tegema, aga me nagu nii-öelda
väldime seda, et kas teil on mingeid selliseid tegevusi ja võib-olla oskate nagu nõu anda, et kui kellelgi on niisugune tunne, et ta tahab nagu, ütleme, teabki, et noh, ütleme, ma toon mingi kõige siukse, ütleme, et ongi, et kui sa ikkagi puidu asju tahad teha, onju, siis no, sa pead nagu minema lõpuks tegema, et sa ei saa nagu istuda, et kui kellelgi ongi nüüd niisugune tunne, et noh, ükskõik, mis see valdkond siis on, et ta tahab nagu tegutsema hakata, aga ta ei suuda, mingi asi on ebamugav, ta ei lähe tegema seda, et kuidas nagu seda ületada või kas teil on ka endal mõni niisugune tegevus, mida on nagu ebamugav teha ja pigem proovite vältida, et kus on nagu see arengukoht teil enda jaoks? Quick side note, see on meie kaaskrõõd, meie noorim pereliige siis. Oi, väga armas. Aga issand jumal, selles suhtes, ega neid tegevusi, kui hakkad mõtlema, on... Tööle minek on raske. Jah, aga võib alustada. Sellepärast, et mul on töökoda kohe nagu üle hoovi 10 meetrit. Et kui sul on hästi halb siuke projekt on käsil, mis sulle ei meeldi nagu teha, siis hommikul on väga raske ennast vedada sinna tööle. Et aga noh, peab sundima. See ongi see, et sama lihtne asi nagu nõude päsemine või raamatu lugemine või jalutama minek, et täpselt ongi see, et leia see nii-öelda ikkagi see nagu kõige pisemgi motivatsioon, mis sul selle vastu on, sest sul tuli see mõte ikkagi pähe. Sul tuli see mõte jalutama minna. Nii, järgmine mõte, mis minul oleks, et hea minna õue jalutama, ma tahan oma lemmik podcasti kuulata. Siis tavaliselt on see, et kui ma tahan nii-öelda tavalist podcasti kuulata, siis ma Spotify's laen seal alla ja kuulan mõnusalt, kuna meil on leviprobleemid, siis ma pean seda ilma internetita kuulama. Siis see on juba väike motivatsioon, et sul on nüüd see võimalus seda asja samaaegselt teha näiteks. Või siis samas raamatu lugemine, sa ikkagi tead, et sul võib see nagu ikkagi kasu tuua. See on nagu samas, sa saad vaimust välja lülitada just sellele konkreetsele asjale nüüd, et sa loed rahulikult võtad aja maha. Et see kõige pisemgi motivatsioon sul seest üles leida ja siis nagu tasapisi alustada sellega, et paneme, ma ei tea, mõnusad need treeniriided selga ja potased jalga ja siis, näe juba uksest väljas ja juba jalutad. Okei, see on väga hea soovitus. Ma sain siit siukse mõtte, et mul ei lihtsalt kummitama, pärast on selle juurde tagasi, aga lemmik podcast ja raamat, seda ma tahan kindlasti teada, aga see praegu selleks. Aga need on, ma arvan, väga head mõttega, need just need kõige väiksemad need tegevused ongi need, mis hoiavad meid vaata tagasi. Et see on see, miks me nagu proovime tegelikult kõikidelt oma nii-öelda siis külalistelt, keda me siis hostime, küsida neid küsimusi. See on see, millega kõige rohkemad inimesed nii-öelda siis vaeva näevad, et ongi see, et meil kõigil on ju peas vahepeal suured mõtted, et teeme seda, teeme toda, aga mingid pisikesed asjad on need, mis hoiavad meid tegelikult lõpuks tagasi. Aga ma tegelikult tahtsin algul naljaga küsida, aga sellega tuleb meie järgmine küsimus ka, mis on küsitud. Et Oliver, kui sa rääkisid, et sul on mõned projektid, mida sa nagu eriti teha ei taha, et kas sa nagu karitit ei saa saata, kas te kuidagi nagu kombineerida ei saa ja sellega tegelikult tuleb ka see laiem küsimus, et kui palju teil on ühiseid eesmärke või projekte ja kui hästi te koos töötate? Et kas teil on nagu niimoodi, et teete kuidagi kompromisse või ühe jalas on püksid nii-öelda, kes ütleb, kuidas ja mida teete või kuidas teil see asi käib? Et kas teil on nagu mingid sellised ühiseid asju ka või kui palju te teete koos asju ja kui palju te teete eraldi nagu täitsa erinevaid asju? Üldiselt ikka üritame asju koos teha, et lihtne asi, mis oli paar päeva tagasi, heitsime kassimaja valmis, et kuna mulle endale samas ka nagu puidutöö huvitab, kas see oleks just nagu elukutse, mida ma tahaks teha? Ei, aga nii-öelda hobi korras kindlasti, et siis samamoodi sain ka, ma ei tea, puurida ja saega lõigata ja lihvida, et ikkagi nagu ikka koos asju teha, kuigi Oliver ilmselgelt tegi kõige suurem osa ära. Aga kindlasti teeme koostööd, ma arvan, hästi. Kuri pilk. Kurja pilguga vaadatakse otsa, siis peab mõjustama. Aga mis need järgmised nii-öelda projektid siis on, tahame leida nii-öelda oma elamist, tulgu see nii kiiresti või aeglaselt, kui ta tuleb. Olgu see siis tulevikus maja ehitamine, hetkel võib-olla pisema korteri leidmine
et need on kindlasti asjad, mis meile meeldivad. Okei, nii. No nüüd kuulame seda Oliveri filtriga, et kus ma nüüd alustan siis? Mis meil ühised projektid on? Meil tuldi värsket vahtrapahla siin pakkuma. Jah. Aga selles suhtes, et kui me räägime, vaata praegu, ütleme, ongi need koostööst, sest see on väga hea, kui teil omavahel koostöö asjad toimivad ja kui te saate asju koos teha ka nagu, et see on võib-olla ongi, et miks ma selle üles tõin või miks see, ma arvan, küsimus ka esitati, on see, et vaata, et kui ongi, et kui teil on nagu enda nagu suured eesmärgid, et kas need nagu vahepeal on see, et nagu ongi, et lähevad nagu need nagu erinevates suundades ka või kuidas te neid olukordi lahendate, et kui ongi, et näiteks Karit ütleb, et vot, et ma tahan nüüd näiteks ma ei tea, enda e-poega rohkem tegeleda või näiteks Saksamaale tantsima minna, aga siis samal ajal tegelikult Oliver tahab minna näiteks, ma ei tea, Jaapanisse maadlema, aga tahaks Karitit kaasa võtta. See on ilmselgelt siuke olukord, mida teil olnud ei ole, aga et kui siuksed olukorrad tekivad ja on äkki mingis teistsuguses võtmes olnud, et kuidas neid paarina nagu lahendada, et kuna ma tean, et meid kuulavad paljud paarid ja just nagu, no vaata, kui tavatöös on võib-olla ongi kindlad kellaajad, siis ettevõtluses on ju see, et vahepeal võib ka õhtul midagi tulla ja nii edasi, et kas te olete nagu mingid nagu võib-olla siuksed nõuanded, mis te oskaksite võib-olla teistele anda, et kuidas nagu hästi läbi saada või kuidas neid ühiseid suunde ja eesmärke valida? Ma toon näite praegu, et Karit tahtis ilmselt saada endale ühte kappi meile siia tuppa ja tema tahtis nagu hästi lihtsalt, et no laseme kruvidega külje pealt kokku ja teeme hästi lihtsalt, et mis võimalik. Aga mina jälle tahan, et asi näeks nagu ilus ka välja. No ja siis me tegimegi siis niimoodi, et pooled teeme siis nii, nagu Karit tahab ja pool teeme nii, nagu mina tahan ja. Või no jah, nii irooniliselt kui ka kõlab ja Oliver hakkab kohe naerma, siis ilmselgelt tuleb rääkida. Sest et jah. Sest ta vaikib enamus ajast. Sest ma nii-öelda jah, murede koha pealt võib-olla kõige parem rääkija ei ole, et nagu aga jah, ma saan aru, et see on oluline, aga tuleb ennast parandada lihtsalt. Aga jah, ikkagi kõik selgeks rääkida, mitte mossitada nurgas ega jah. Okei, no see on loomulikult, et ma arvan, tähtis on seda meil alati mõista, et kui me oleksime täna juba ideaalsed, siis oleks elu nagu igav, et me peame iga päevaga aina kasvama ja arenema veel, on ju. Aga siin tuli ka täpsustus sellele küsimusele, et see on väga tänati hea vastuse eest. Aga et kui me räägime eesmärkidest ütleme, et kui me räägime koos tegemisest, aga võtame korraks üks valdkonna nagu eesmärgid, et kas te olete koos ka eesmärki seadnud või kuidas te nagu koos seda protsessi teete, et kas teil on näiteks mingid vision board'id või mingid asjad või et kas teil on nagu mingid, ütleme nagu Karit, sa mainisid enne, et te vaatate endale kodu poolt asju, et sellega võib ju ka nii-öelda tekkidagi see konflikt, et milles te nagu suuremast pildist tahate, et kas teil on nagu teete te vahepeal nagu näiteks paarina midagi, et te räägitegi, et kuhu suunas te minna tahate või nagu, et nagu te lõite vaata väga hästi välja selle, kuidas te probleeme lahendate, aga just ma mõtlen neid nagu häid asju, et ongi, et kuhu suunas liikuda ja nii edasi, et kas teil on nagu, olete te vahepeal mõelnud sellele, teete seda koos või kuidas see protsess teil toimib? Ikka selles suhtes teeme koos, et aasta algul sai ka eesmärkide lehed teha ja kuidas öelda, meil on siis voodi kohal ilusti kohe ka nagu ma ei oska isegi öelda, nagu kui lähituleviku plaanid või nagu unistused, et need on ikkagi ühised, et eks ikka selles suhtes võib-olla mõned asjad nii-öelda, kuidas ma siis ütlen nagu ajajooneliselt siis, et võib-olla mõnda asja üks tahab kiiremini kui teine või jah, pigem ongi see ajaline, aga üldiselt on ikkagi eesmärgid ühised, ma ütleks. Visioonid on ühised.
no eks võib-olla, ma ei tea, nipet-näpet saab ikka, et ma tahan nüüd sellist mikrooni tulevikus koju ja sina tahad sellist. No, eks ikka selliseid asju tekib, aga ikkagi üldse visioon on ühine. Okei, see on väga hea, et meil just eelneval korral vist käis ka läbi sihuke lause, et 2 erinevat unistust ühes voodis kaua ei maga. Et kui teil on nagu see ühine, siis see on väga hea ja see on kohe näha, et teil on nagu see, ütleme, teil nagu see kõige väiksem meeskond, mis olete teie ise, töötab väga hästi. Aga küsimus ka siin Karitile, mis ma tean, et sa oled puutunud kokku hästi palju erinevate noorteühenduste ja vabatahtliku tegevusega ka ja esindanud ka Eestit välismaal. Et võib-olla see on, ütleme, sihuke pool ka, et ma olen ise väga sihuke suur propageerija olnud alati, et nagu kui vabatahtlikult saad teha midagi, siis see on alati hästi äge olnud, et mina olen nagu saanud häid kogemusi, aga võib-olla, et kui meil nüüd täna siin keegi kuulab, et kas sa soovitaksid teha noortel, panustada vabatahtlike asjadesse, noorteorganisatsioonidesse ja kui jah, siis miks, mis see sulle andnud on? Kindlasti soovitaksin, kuna see annab selliseid kogemusi, mida sa võib-olla tõesti arvad, et sa ei tea. Ma olin enne, kui seda noorteorganisatsioonidega ühinemist, pigem ikkagi selline vaiksem, ma ikkagi pean ennast introverdiks, aga ma olin ikkagi üpriski kõvasti rohkem introvertne, eriti võõras seltskonnas. Et hetkel, mitte et ma ideaalne oleksin, aga et kindlasti tulen toime paremini, eriti suhtluspoolega, kuna eriti välismaa seminaridel esiteks sa ei räägi nagu oma emakeeles nagu samast kultuurist olevate inimestega, vaid nagu täiesti teisest kultuurist olevate inimestega. Kindlasti on mõttemaailmad erinevad, et sa lihtsalt pead oskama ennast avada. Samuti, jah. Okei, väga hea. Siit tuli ka täpsustav küsimus selle kohta, et mis noorteorganisatsioonidest me räägime? Alustasin mina oma noorteorganisatsioonide teed Ida-Virumaa noortekogust, mis hetkel ei ole toiminud enam. Siis liikusin edasi Isamaa noorteühendusse Respublika, seal küll hetkel aktiivne ei ole, aga kindlasti need kogemused ja Eesti Noorteühenduste Liidu kõik üritused ja asjad, et need on andnud väga palju juurde. Ja. No, see on õnneks hea pool selle vabatahtliku töö ja noorteorganisatsioonidega, et sa saad seda kogemusi ja panustad siis, kui sul aega on ja siis, kui sa on vaja kõrvale minna, siis sa saad kõrvale minna, aga see on väga hea. Okei. Aga siis enne kui me nüüd ütleme vaikselt hakkame kokku minema, tõmbama, aga kui me enne rääkisime sellest põllumajandusest asjast, et siit tuli selline küsimus, et ma loen siis täpselt ette. Aga kuidas leida julgust, et tegeleda nende jutumärkides veidrate asjadega, näiteks põllumajandus, kui ühiskond ei paista seda heaks kiitvat? Et kuna me tegelikult põllumajanduspoolt eriti ei puudutanud ka, siis võib-olla nagu saate mõlemad vastata sellele, aga ongi, et Oliver saab natuke algul rääkida ka sellest, et nagu mis see laiemalt see põllumajandus siis tähendab, et minu peas põllumajandus on see, kui ma sõidan traktoriga, aga samal ajal see, kui ma lähen, ma ei tea, põllule ja korjan marju ka, et nagu natuke võib-olla rääkida sellest, et mis see põllumajandus siis täpselt, sa paari sõnaga mainisid, mis enam-vähem teed ja nagu ma aru saan, siis lumeasjad ja kõik lähevad ka selle alla, aga et natuke rääkida selle poole pealt ja mis probleemidega inimesed võiksid sinu poole pöörduda siis selles sektoris? Põllumajanduspoole pealt olen veisekasvataja ja mul on 15 looma ja traktoriga pakun siis teenust veistele sööda valmistamist ja tõstmisteenust ja silorullide müük ja hiinarullide müük ja kõik sihuke. Okei, väga äge. Ma mõtlen, et ma mõtlesin, et väga hea, et teil tuli kass vahepeal ekraanile, et muidu oleks võib-olla natukene lärmakamalt, kui mul üks lihaveis oleks vahepeal kuskilt pea pannud siia meie laivi. Aga 15 tükki see on ju väga, ma arvan, et see on ka nagu suur töö, et kui nagu loomade pidamine ei ole ju niisama, et nad ise teevad kõik. Pluss veel seda mainid, et me oleme mahedad, et see võib-olla mingil määral ikkagi muudab asja raskemaks. Ma nüüd ilgelt räägin, nagu ma oleks täiega põllumajanduse ekspert. Eestis väga palju muutuvad seadused väga kiiresti ja siis tuleb kähku nendega nagu koos edasi käia.
Okei, aga nüüd põhiliselt ütleme, et kui keegi tahab endale maheveist osta, siis nagu ma mõtlen siis liha kujul, et siis see võimalus on teie käest, teie näol, teie käest. Ja. Okei. Ei, aga see on, ma arvan, et nagu täna nii-öelda need ökotalud ja kogu mahemajandus, et see on nagu üks pool on see, et see võib olla kasumlik ja kõik see pool, aga ma arvan, et see on ühiskonnale ja nagu maakerale tervislikult hea asi. Aga nüüd lähme selle teise poole juurde, see, mis ma alguse küsimus oli, mis meile esitati, et see julguse pool, et nagu, et kuidas, kui ongi keegi noor näiteks täna, et näiteks ma ise praegusel hetkel paiknen Tallinnas on ju, aga kujutame ette, et näiteks ma olengi praegu lõpetanud gümnaasiumi, ütleme, et ma olen terve elu elanud Tallinnas ja mul on niisugune tunne, et vot, et ma tahan tegeledagi näiteks põllumajandusega, ma tahangi endale traktorit ja ma tahan tegeleda veiste pidamisega ja loomi kasvatada ja siis mu perekond ja kõik asjad nagu sõdivad vastu sellele, et kuidas sa nagu selle julguse leiad ja jääd kindlaks enda sellele soovile, et ma ei lähe linna IT-d õppima, vaid ma lähen maale veiseid kasvatama. No mul on õnneks ei ole seda nagu, et vanemad suruksid. Et mul ema-isa on neid ammu juba pidanud neid looma ja seda talu siin ja ma käisin õppimas Olusveres seda põllumajandusteemat enda vabal algatusel, sest nagu ma pean selle talu ükskord niikuinii üle võtma ja siis see annab nagu mulle juurde ka asju, et kuidas ja mis teha. Et esimene asi, ma soovitan minna kõigepealt õppima. Okei, õppima. No õnneks on niisugune ala, mida saab õppida, väga ilusti. Ja siis edasi siis peab vaatama maakoha ja nii need asjad lähevad edasi. Okei, aga kas selles valdkonnas on ettevõtjad sõbralikud, et kui ütleme, täna keegi tahab alustada ja tuleb nüüd, ütleme teie juurde, et kuule, et ma tahaks veisle hakata kasvatama, et kuidas see käib, et kas pigem nagu vaadatakse suurte silmadega, et kes sa oled või siis aidatakse, et kui nagu... Ma arvan, et ikka aidatakse, et tavaliselt ikka maarahvas on ikka väga abivalmis rahvas. Okei, no vot see on jällegi hea julgustus, et kui paljud kardavad siin seda, kus näiteks IT-sektor, mis on väga nagu, ütleme, konkurentsitihe ja väga võib-olla kuri üksteisega, et siis näete, et siin on jälle üks eelis põllumajandusele ja et siin on toetavad inimesed. Okei, aga enne kui me täitsa kokku tõmbame, oleks mul selline küsimus, et Karit mainis siin oma lemmik podcasti ja mainis raamatut, et raamatuid või mingid, võib-olla siis kas mõlemat või ongi nii palju, kui te tahate või mingit, ütleme, raamatusoovitusi või mingeid häid podcast'e, mis on kuidagi mõjutanud teie mõtlemist, teie suunda elule, et midagi, mida ütleme nii-öelda must be lugeda on, et kui keegi meid kuulab ja tahab ka siis nii-öelda teha oma elus muutusi. Kindlasti mina alustaks Robert Kiyosaki Rikas isa, vaene isa. See on, kuidas öelda, lühidalt mina ütleks siis kokku, et ettevõtluse mõtte maailma põhi. Enam-vähem niimoodi, et ta ikkagi nagu ütleb, kuidas sa nagu, kui sa tahad ikkagi edukas ettevõtja olla, sa pead oma mõttemaailma muutma. Nagu see on fakt. Aga järgmine raamat, mida mina olen paar korda ikkagi läbi lugenud, tahaks nii-öelda varsti uuesti läbi lugeda, on Florence Littauer Isiksus pluss. See õpetab või ütleb siis või tähendab, räägib 4 erinevast isiksuse tüübist ja kuidas siis nendega suhelda, kuidas nad on kõik erinevad, kuidas nendel on oma ilud ja võlud. Ja 3. raamat, mida ma veel ei ole lugenud, aga ma lihtsalt väga excited olen, et saab lugeda varsti, on The Subtle Art of Not Giving a F. Et võtsin nii-öelda challenge'i endale uuesti, pole ammu seda teinud, võtsin ingliskeelse raamatu ette, et kindlasti tahan seda lugeda varsti, aga lemmik podcastid, kui Spotify'st kuulan, siis on selline podcast Alicia Marie ja Remy Ashtonilt Pretty Basic. Lühidalt kokkuvõttes, siis see on selline lõbusam, ei ole absoluutselt ettevõtlusteemaline. 2 LA tipi räägivad erinevatest asjadest, samas nad lähevad ka nii-öelda väga sügavatesse teemadesse, näiteks depressioon ja hetkeline maailma olukord ikkagi, et kuidas see nii-öelda inimesi mõjutab. Ja teine on
Lauren Rickimäki Wild Till 9, et mõlemad on inglise keeles ja see on ka selline nii-öelda lihtsalt lõbus, aga kui ettevõtluse poole pealt, siis kindlasti kiidan Network 21 koolitussüsteemi ja nende podcast'i kõike. Okei, väga hea. Et kui ma nüüd pärast sa viitsid mulle kirjutada need podcast'i nimed välja, et me saame ka panna need YouTube'i alla, et ma praegu küll proovisin kiiresti, aga ma jõudsin mõned nimed ainult kirja panna, et see on jah, aga raamatutega ka, et ma olen kõigi raamatutega kokku puutunud, väga huvitav on see, et mul endal on ka praegu see challenge, et mul on jälle ingliskeelset raamatut, ehk siis see on nii-öelda ka väga huvitav, et meil on täpselt seesama nii-öelda eesmärk praegu. Okei, aga Oliver, on sul ka mingid raamatud ja need olid teil ühised soovitused? No, kindlasti see Rikas isa, vaene isa, see on väga hea raamat. Okei. Aga ma neid... Sa vist muidu väga suur raamatusõber ikkagi veel ei ole. Üritan veenda sind tasapisi. No, kui sa juba seda raamatut oled lugenud ja see on sind mõjutanud, et see on juba varan suur samm, et ma olen ka nõus, et see on nagu, mis paneb täiesti muudab mõtlemist. Aga meil on tegelikult veel tuhandeid ja tuhandeid, päris tuhandeid küsimusi ei ole, aga meil on veel palju küsimusi ja mõtteid, aga lihtsalt meil jookseb aeg peale. Teiega oli mega äge rääkida ja kindlasti me tulevikus proovime teid mingi hetk veel kutsuda, saame arutada ka võib-olla mingitel teistel teemadel, aga suured tänud teile tulemast, aitäh nende mõtteid jagamast ja kindlasti said inimesed siit täna midagi, et ma ise vaatan, et selle küsimise käigus ja rääkimise käigus ma olen nii umbes lehe ja kui jõudnud märkmeid teha, et ma kindlasti, kui me nüüd saame salvestus üles pandud, siis ma kuulan selle ühe korra veel üle, et siit saab neid häid mõtteid veel välja noppida, et ma olen tõesti väga tänulik, et jagate neid asju ja on nii äge näha, et meil on täna veel Eestis noori, kes nagu püüdlevad oma kire poole ja viivad asju ellu. Nii et aitäh teile. Ja aitäh kutsumast. Ja ikka. Ja eks me saame siis jagada linke ja asju, kui need on üleval, aga meie kuulajatele järgmine siis selline live toimub järgmisel teisipäeval kell 7 õhtul, kus on meil siis ka järgmine esineja ja meie plaanime siis iganädalaselt teha nii ja siis me tegelikult tahamegi võtta erinevate sektorite inimesi, kes lihtsalt püüdlevad oma eesmärkide ja unistuste suunas ja jagada seda inspiratsiooni inimestega, kes tahavad täna midagi ellu viia, sest ma arvan, et selliseid teadmisi, nagu me ka täna kuulsime, on kõigil vaja. Aga näeme juba järgmisel teisipäeval ja ilusat õhtut teile. Ciao. Ciao. Ciao.